Minu selja taga anti just start mai jooksule. 12 000 naist on tulnud rajale ja ikka jooksu ja tervise nimel. Ma ei oskagi täpselt põhjust tuua, mis neid naisi siia tõmbab, aga juus on selline ühistegemise rõõm ja naiste maagia, mis koos lauluväljakuga sümbioosis moodustub, et iga maikuu igal aastal on see oodatud sündmus ja tekitab kadedust ka naaberriikides, mis on väga hea indikaator, et järelikult maijooks on positiivne ja vajalik asi. Ma olen iga aasta siin käinud juba üle 10 aastat äkki. Ja, aga miks ikkagi? No see on nii mõnus sündmus. Mis teid maijooksul on toonud? Ikka liikumise rõõm. Palju naisi, igale poole naisi ainult ei lubata. No te olete praktiliselt esireas, püüdlete võidu poole või pole see oluline? Ei, see ei ole oluline, oluline on läbida. Mis teid on toonud maijooksule, miks siia? Siis eelmine kord läks hästi, püüan see kord paremini teha. Lahe ettevõtmine. No te olete praktiliselt esireas, kas siis eesmärk on ikka võit või? Oma vanuse kategoorias kindlasti olla kusagil ees. Kuid LHV maijooks ei ole vaid jooksmise üritus, vaid tähelepanu all on tervis. Traditsiooniliselt olid kohal TV3 grupi naistekanali TV3 Life heategevus Flamingod, kes kutsusid kõiki naisi Vähiliidu mammograafiabussi. Kohapeale tulek on väga tähtis, mitte ainult sellistel üritustel nagu täna siin maijooksul, vaid ka väiksemates asulates, külades isegi, sellepärast, et transpordivõimalused inimestel on väga erinevad ja meie huvi on selles, et igal naisel oleks lihtne sõeluuringule saada ja tulla. Miks on tähtis tulla siia bussi? Et kindlustada või kinkida endale kindlustunne ja avastada rinnavähk võimalikult varajases staadiumis. Meil on tervisemess käimas, siin on üle 30 eksponendi väljas, aga maijooks, ma arvan, maijooksja kui selline on tüüpiline liikumisharrastaja, et kui tahetakse defineerida, mis asi on liikumisharrastus, siis tulge vaadake maijooksu, siin nad kõik on liikumisharrastajad.